Jaa, proovin just avada sellist loomingulise potentsiaali külge ringmajanduses, et sellest tehnilisest ma arvan, et olete päris palju ka täna kuulnud. Nii, kas töötab? Jaa, võt. Mõne sõnaga ka meist endist. Mina olen Iiris Tähtitoom, olen arhitektuurinõunik Riigi arhitektibüroos Maa- ja Ruumiametis, aga 2 projekti, millest ma täna räägin, on tehtud koos Henri Kopraga meie väikse minibüroo alt nimega Specialist Studio. Ja stuudio saigi suuresti sellest loodud, et õppisime mõlemad Inglismaal, tegime väga selliseid, ütleme, sotsiaalselt ja ringmajandavalt ambitsioonikaid lõputöid ja siis avastasime, et COVID ajal oli väga jahenenud tööturu seis ja ei olnud selliseid huvitavaid projekte ega nagu büroosid, kus väga saaks neid asju rakendada nii nagu sooviks. Ja päris niisama sellist business as usual asja ei tahtnud ka teha, nii et saigi oma büroo üles seatud sellise natukene naiivse ja ambitsioonika sihiga, et siis ise proovida leida nendele projektidele ka rahastust, et saaks just võtta ette asju, mida võib-olla turg ei ole veel päris valmis tellima või ka teha asju kogukondadele, kellel võib-olla endal ei ole sellist maksejõuekust, et neid asju ellu viia. Ja esimene projekt ongi siis hea näide sellest töövoust, et tegu oli Kopli 93 rahvamajaga, mis oli ka Henri magistritöö objektiks ja taotlesime sinna Euroopa Liidu ühe vooru raames rahastust, et teha sellist väiksemat ajutist vahekasutusprojekti. Ja ka esimese taotluse saime rahastatud, nii et jäi siuke hästi hea mulje, et ülilihtne on saada Euroopast raha, mis selgub tagantjärgi, et ei ole päris nii. Aga projekt oli siis 24. aastal ellu viidud väike vahekasutusprojekt sellest hoovist. Ja Kopli kontekstis natuke laiemalt, et see hoone asub meil siin punase laiguna siin ja selles helepunases hatchis on põhimõtteliselt kõik kohad, mis on Koplis ligipääsematud, ehk siis sadamalad, tööstusalad ja päris hästi joonistub välja, et üsna märgatav osa Poolsaarest on päriselt ligipääsematu. Nii et selle võrra suurem ka selline surve piirkonna avalikele ruumidele. Ja kui panna nüüd siia peale selline pikselleeritud planeeringute registrikiht, siis roosas on näha, kas siis planeerimisel olevad või juba kehtestatud detailplaneeringud, ehk siis piirkond on hästi kiiresti arenev, põhiliselt just selline elamuarendus, mis hakkab väga varsti ka muutma sellist demograafilist ülesehitust piirkonnas. Ja jällegi, see Kopli 93 maja on sellises hästi taktikalises asukohas, 2 meeletut suure planeeringu vahel ja loodame, et see saakski pakkuda sellist nagu modereerivat rolli selles demograafilises muutuses. Maja ise ehitati 1937. aastal Elmar Lohki kavandi järgi ja ajale omaselt oli seal selline suur teatrisaal, võimla ja palju eriilmelisi abiruume. Ja sellele algselt eelkujulisele hoone, seda hoonet ümbritses väga suur selline roosiaed, kus oli spets välja aretatud roosiliigid selle jaoks, mis nüüd tänapäeval on killustikuladu. Ja see hoone kunagine aed on nüüd väga palju väiksemaks tõmmatud, et selles valges piiris on näha, et kui suur see praegu on. Ja hoone oli selline uhke funkstiilis väga suursuguselt kaunistatud skulptuuride ja panoodega asi, mida käis avamas ka Konstantin Päts ise. Aga praeguseks ta on üsna nukras seisus, et hoone, siis see kollane peamajatiib, on olnud kuskil 20 aastat suuresti maha jäetud, et 90-ndatel seda viimati kasutati erakoolina ja enne seda nõukogude ajal madruste klubina. Aga 20. aastal Tallinna linna ja TalTechi koostöös tehti sinna esimene Centrino projekt, mis hakkas siis seda uuesti taas ellu tooma, ellu kutsuma, mille raames siis loodi kogukonnaaed sinna lõuna poole, napilt ära kärbitud pildi allotsa ja parandustöökoda siis sellesse vasakpoolsesse tiiba, et oleme selles mõttes selle ringmaja selline väike sõsar. Ja mõlemad on tänaseni väga aktiivsed. Selle ümber on kasvanud väga tore kogukond, väga kirju seltskond, kes kõik see pildile küll ei mahtunud, aga et rohkem kui selliseid demograafilisi kategooriaid
iseloomustab Koplis käijaid selline suur soov ise asju teha. Et olgu see siis ehitus või aiandus, käsitöömuusika või muid asju. Ja iseenesest see on ka selliseks huvitavaks vastukaaluks tavapärasele avalikule ruumile, mis on meil väga suuresti ka nagu tarbimisele orienteeritud. Et selleks, et kuskil kohvikus istuda, on ikkagi vaja osta kohv või et minna kinno, on ikkagi vaja osta pilet. Et on väga vähe kohti linnas, kus saab tarbimise asemel ise luua ja kätt külge panna ja veel vähem selliseid kohti, kus seda saab teha tasuta. Ja nagu ikka, käib huviliste arvu kasvuga kaasas ka ruuminappus, nii et parandustöökoda laienes vaikselt niimoodi sinna hooviruumi, nii nagu meie kliima siin praegu lubas, et see sisehoov oli väga selline ristkasutatav selle parandustöökoja endaga. Ja samamoodi ka siis aiategevustega, et kõik tegevused, mis olid natukene liiga suuremahulised, et päris kastide vahel ära mahtuda, päriselt siis juhtusid hoopis seal sisehoovis endis. Ja sealt saigi hästi selgeks, et päriselt see sisehoov on sellise võtmetähtsusega ala, et eriti seni, kuni see suur maja ei ole uuesti kasutusele võetud, et siis see keskne ruum on selline kõige justkui siseruumi laadsem asi, et on 3 küljest piiratud, lõunapoolne, mõnus tuulevaikne, aga seob ka väga hästi ära kõik need eri krundi osades ja hoone osades nagu toimivad funktsioonid. Ja tuligi välja ka, et päriselt see kogukond juba tahtis vaikselt hakata korraldama ka teist laadi üritusi, et igasugused hoovikinod ja muusikakontserdid, sellised asjad, mida päris nagu parandustöökojas või kuskil kasvuhoones ei tee. Nii et see sisehoov sai selliseks sihikuks võetuks. Ja üks suur ambitsioon oli teha seda niimoodi kaasaval meetodil, et muidugi sellele eelnesid 4 aastat, kus me päriselt ise nii Henri lõputöö raames kui ka nagu niisama vabatahtlikena seal ringi kolasime, aga selle projekti raames ka siis formaalselt sellised disainitalgud ja töötoad, et tegime ideekorjeid, et mis üldse nagu soovitakse teha nii majas kui ka selles hoovis, et seada paika nii selle projekti nagu sisukava kui ka siis selline pikem siht majale. Ja nende disainitalgude raames, mis siit piltidelt näha, siis sai kommenteerida sellist esmast eskiisi, mis me kokku panime ja ka tegime igasuguseid selliseid väärtuste kaardistamise harjutusi, mis päriselt olid ka nagu ringmajanduse perspektiivis päris huvitavad, et lasime osalistel ära kaardistada erinevate värvitäppidega, et mis nende arust on ilus, kole, ohtlik ja Koplile iseloomulik ja sealt nagu koorus välja päris huvitavaid selliseid teemapaare, et asjad, mis olid koledad, olid sageli ka väga Koplile iseloomulikud ja asjad, mis olid ilusad, olid ohtlikud, et natukene nagu seada ka endale sellist esteetilist lähteülesannet, et me ei klaaniks ära seda ruumi, sest asiga, mida väga välja toodi, oli see, et see mahajäetud esteetika on selline väga suur esteetiline katalüsaator. Et see, et on natukene räämas, kuidagi kutsub teistmoodi seal tegutsema ja et jätab ka sellise tunde, et sekkumine ei ole ainult nagu võimalik, vaid et see on ka nagu oodatud ja vajalik. Ja sellele järgnes ka selline pikaaegsem kaasamise protsess, et ei oleks ainult paar üritust, et kui keegi ei jõua, siis ei saagi midagi sekka öelda. Nii et tegime ka suure osa sellistest väiksematest ehitustöödest koos sealse piirkonnarahvaga. Et korraldasime paar suuremat ehitustalgut, mille jooksul sai anda ka sellist intuitiivset tagasisidet, mis on palju nagu lihtsamini hoomatav sageli kui mingi maketi ümber kätega vehkimine või kuskil joonise kommenteerimine. Et siin näiteks fotol, just siis, kui me ehitasime seda istumissõõri lõkke koha ümber, tuli väga selgelt välja, et seal krundil ei ole kuskil istuda, et ei olnud ühtegi pinki kuskil mingi poole kilomeetri kuni kilomeetri raadiuses, nii et just vanematel inimestel ja lastega peredel päriselt oli olnud see nagu alati väga suureks probleemiks, mis piirab seda kasutuse pikkust ja kõiki mugavusi, aga et seda võib-olla nagu niimoodi maketi kõrval küsides ei osatud selgelt välja tuua. Et selles mõttes väga hea selline koosloomeline meetod. Ja teine selline suur ambitsioon selle projekti juures oligi just see nagu ringmajandav pool, mis oli ka väga selge kogukonna soov,
et kuna me tõesti oleme ringmajanduskeskusega seotud, siis see oli asi, mida kohe algusest peale rõhuti, et kuna see on eriti nagu ajutine projekt, et ei taheta siin nagu materjaliga priisata ja mingeid uusi asju siia pakkuda, et alguses seadsime endale sihiks, et kuskil 70% materjalist teha nagu sellisel korduvkasutaval meetodil. Ja selles mõttes see töövoog oli ka väga teistsugune võrreldes tavapärase nagu arhitektuurse projektiga, kus sa disainid asjad valmis, teed sellise materjali nagu spetsifikatsiooni, kõik tooted tellitakse ära ja nagu viiakse platsile kohale ja igasugune varu on sisse arvestatud. Et siin me küll pidime nagu sellise esialgse kavandi välja mõtlema, aga juba nagu võtsime eos seda sellise soolateraga, et teadsime, et mingid asjad seal peavad väga-väga suuresti muutuma. Ja siit ka see suur esimene võib-olla see disainimanööver oligi see, et me jaotasime selle mitmeks osaks, selle 450 ruuduse hoovi, sest isegi kui ma oleks tahtnud seda mingi ühe asjaga ära sillutada, siis sellist materjali sellises koguses saada mingil korduvkasutaval viisil ei oleks olnud realistlik. Et me seadsimegi välja niimoodi, et teeme sinna ühe sellise suure vaibalaadse või 2 vaibamotiivi, mis siis peegeldaks seda nagu saali põranda mustrit. Et mõte oligi rõhuda sellele, et on justkui nagu sihuke väliruum, siseruum ja siis selline väiksem saareki seal parandustöökojale selliseks mäkerdamistegevuseks. Ja kõiki neid koguseid me siis vastavalt ka kohandasime, et kui saime esimesena näiteks selle käigualade materjali, mis on siis betoonkivi siin ümber, et siis sellele vastavalt kõik see muu kahanes, sest seda sai päris palju. Siis teisena me leidsime kuskilt Kristiine kandist kellegi auto sissesõidu kivid, mis olid müügis, mis olid ilusad graniitkivid, millest siis saime selle suure keskhoovi, selle kesksemise vaiba. Ja sealt jäi natukene puudu jälle, nii et oli vaja kuskilt leida mingit muud musta graniitkivi sinna vahele, selleks, et saaks selle nagu suuruse umbes õigesti kätte. Et selles mõttes väga nagu tööintensiivne protsess, et kõik need säästud, mis me tegime nagu materjali hinnas, said kindlasti nagu tasa tehtud siis selle nagu töötundide arvelt. Ja tõesti nagu huvitav on täna ka siin seista vaadata, et millised võimalused praegu on selliseks ringmajanduse tegevuse tegemiseks. Et paar aastat tagasi olid võimalused väga teistsugused. Et meil oli küll SRIK ja igasugused eraettevõtted, kes seda materjali kogusid, aga et see kogumiskollektsioon oli suuresti ka selle koguja nägu. Et tõesti nagu ka Simo välja tõi, siis SRIK kogub ikkagi enne sellist muinsusväärtuslikku materjali. Nende üldine hinnang kividel oli see, et kui see on valge kivi ja ei ole paekivi, siis nad seda ei kogu. Nii et igasugust sellist uuemat kraami sealt oli väga keeruline saada. Nii et suuresti tuhlasimegi igasuguses osta.ee-s ja Facebook Marketplace'is ja lõpupoole saime ka paari hea sellise ehituslammutusettevõtte kontaktid, kelle nagu sellises prügihunnikus saime siis korralikult ringi tuhlata. Aga jah, ka meetodi poolest selles mõttes meile uus väljakutse ja teistsugune töömeetod, et väga palju pidime just sõltuma sellisest üks-ühele nagu mock-up lahendusest. Et kui meil oli näiteks teada, et mis perimeetri sisse meil see parandustöökoja, see välilapike, mida me siin siis välja seame, et kuhu sisse see mahtuma peab, siis me selle järgi põhimõtteliselt läksimegi otsima nagu sealt lammutusplatsilt või kuskilt prügihunnikust seda materjali. Et eriti kui ei ole ka toote näidiseid niimoodi kätte saada, et saad endal laua peal kokku panna ja ühtlases valguses vaadata, et kõik päriselt ka nagu värvi poolest kokku sobib, siis sageli see oligi just selline, lähed kohale ja vaatad laivis töömeetod. Ja mõned kaadrid ka sellest, kuidas see asi lõpuks välja tuli, et tänavalt tõesti täiesti nähtamatu, aga sees on siis lõpuks pea 100% korduvkasutatud materjalist selline sisehoov. Ja need 2 vaibamotiivi tulevad sealt välja nendest materjalist, mis me seal leidsime, et oligi nii graniitkivi kui ka igasuguseid betoonplaate ja kõike muud vahepealist. Ja ka haljastuses proovime seda tooni hoida, et
meil olid osaliselt hortensiad ja veikelad, sellised õitsevad, formaalsemad, tavapärased pargitaimed ja siis need olid läbi segatud selliste heinaliste, karikakrate ja sõnajalgade, põdrakanepite ja sellise isetekkelise looduskihistusega, et hoida just seda sellise semihüljatud hoone tasakaalu. Ja selline see lõpuks tuli, et iseenesest päriselt väga nagu aktiivselt kasutatud ruum mahajäetud hoones. Ja kuna see rahastusvõimaluste voog on ka selline etapiviisiline, siis oleme selle hoone jaotanud ka niimoodi nagu mõttelisteks lõikudeks, et kuidas me neid järgmise sekkumise nagu ette võtame. Et praegu olid hiljuti ka just head uudised, et saame võtta järgmise etapi ette, et tuli ka järgmine Euroopa rahastusvõimalus, nii et laiendame seda parandustöökoda ja hakkame seal uusi võimalusi kompima. Aga selles mõttes tõesti väga ka endale huvitav töömeetod, et enne on vaja nagu olemasoleva sellise taristu ja riistvara võimalused ammendada, enne kui hakata võtma siis sellist järgmist sekkumist. Et selles mõttes ka väga kiiresti arenevas piirkonnas on hästi huvitav niimoodi tegutseda, et siis kui asju välja ehitatakse ja rohkem inimesi sinna tuleb, siis me ka seda nagu ehitustempot proovime vastavalt nagu kiirendada ja suurendada. Et ei ehita asju enne valmis, kui me teame, et inimesed päriselt seda kasutama tulevad ja et see vajadus nagu tõene on. Ja teine projekt, millest tahtsin rääkida, on silikaaodontoloogia. Tegu on küll näituse projektiga, aga see oli väga suure silikaaodontoloogia. Aga väga suuresti just sellest Kopli kogemusest inspireeritud. Et selle protsessi vältel, mis ma just kirjeldasin varem Kopliga, kus me tõesti tuhlesime igal pool osta.ee-des ja Facebook Marketplace'ides, nagu joonestus väga selgelt välja, et materjali antakse nagu meeletutes kogustes ära. Aga et need materjalid, mida me soovime taaskasutada, et neid on päriselt ääretult vähe ja neid materjale, mida meil on, neid me väga ei soovi taaskasutada. Et need omavahel on nagu sellises natukene nagu limboseisus. Et näiteks kui tõesti looduskivile on palju soovijaid ja punasele tellisele samuti, siis paljudele eriti tehiskivimaterjalidele nagu tõesti üldse kedagi nagu soovijana ei leia. Ja neid antakse hulgiti ära, täiesti terves kasutamata seisus ja mitte ainult ei anta tasuta ära, vaid neile selle tasuta andmise pakkumise peale saab ka nagu päris korralikult sõimata, et keegi tõesti neid asju sageli ei soovi. Nii et meil tekkis muidugi väga suur huvi selle vastu, et kust selline maine, kuidas see nii madalaks läks ja just, et kuidas me saame siis lähtuda sellest materjalist, mis meil päriselt olemas on, mitte sellest, et mida me sooviksime taaskasutada, aga olemas ei ole. Pakkusime selle töö siis Veneetsia arhitektuuribiennaalile Eesti paviljoniks, ei võitnud tõenäoliselt õnneks. Aga töö oligi siis inspireeritud sellisest kolhoosi arhitektuurist, natukene Vilen Künnapuu Peetri kolhoosi ainetel ja Eesti publikule kindlasti nagu äratuntavalt sellisel silikaadist sisse müürimise meetodil, et mõte oligi siis Arsenale Corderiis müürida sisse selline silikaatsein olemasoleva punase tellise selle UNESCO väärtuse vahele. Ja just mängida sellele võib-olla nagu silikaidi ajaloolisele kasutusviisile, kus sellega tõesti tehti väga kaheldavaid sekkumisi. Aga meid ennast väga kõnetas just see nagu värvigamma ja nagu materjali selline üldpalett, et ka Veneetsias on väga levinud selline punane tellise, valge krohvi, valge tellise kombo ja Eestis samamoodi kolhoosi arhitektuuris selline valge-punane tellis väga tugevalt figureerib, aga muidugi seal on väga suur vahe, et üks on tõesti UNESCO pärandikaitse all ja teine on asi, milleks KIK andis veel mõni aastat tagasi lammutustoetust. Ja me hakkasimegi ise äärmiselt ühel teljel ebateaduslikul meetodil kaardistama seda nagu maine kujunemisprotsessi. Et siin meil tõesti on siis kollases on maine, vabandust, kas ma õigesti, meil on tootmismaht ja meil on maine.
et see tootmismaht on suuresti Maris Mändli tehiskivide raamatu põhjal paika pandud ja see maine kujunemine on suuresti selline vibes-based analüüs, ütlen ausalt, mis on nii varasema kirjanduse kui ka siis sellise nagu kultuurilise sisendi põhjal vaadatud, et mis hetkel, kuidas kirjutati avalikult ja loodi igasugust ka filmiteoseid ja muid asju, mis seda nagu materjali sellist valgust näitavad. Ja siin tulebki välja, et silikaadil on väga pikk kasutuslugu Eestis, et jällegi kuni mõne aasta taguseni tegutses Eestis AS Silikaat ja meil oli kohalikult toimiv toormaterjali ja tootmisahel. Et selles mõttes ääretult kohalik materjal, väga väiksed transpordikulud, et oleks justkui väga loogiline materjal, mida kasutada ka kaasaegses arhitektuuris just sellise nagu CO2 vaatest. Ja kui võtta nüüd täitsa algusest peale, et siis kui silikaat leiutati Berliinis just 1901. aastal, kui ma ei eksi, siis Eestis hakati seda üsna pea tootma. Hetkeks Esimese maailmasõjaga see tootmine ka peatati, aga et sellest algselt sündis väga selliseid historitsistlikke hooneid, mida võib-olla nagu ei ootaks tänapäeval silikaadist näha, näiteks Haapsalus just. Ja ka näiteks Estonias kasutati suures osas silikaati, mis tekitab sellist kõhedust paljudes. Aga just see suuremahulisem kasutamine ja tootmine algas siis Nõukogude esimese sellise suure nagu ehitusprogrammi raames, kus siis väga palju toodeti ja kasutati just sellist tüüparhitektuuri, mis oli ääretult korduv, väga väikese sellise kuidas öelda, nagu individuaalse arhitektuurise väärtusega võib-olla, et kõik need nagu replikeeritud nii hooned, tänavakujundused, ka siis kvartalikujundused viskasid inimestele nähtavasti nii üle, et silikaadi maine tõesti läks selliseks üsna nagu düstoopiliselt madalaks. Ja siis muidugi sellele järgnes kõik ka see kolhoosi arhitektuuri kiht, kus ka paljudele mõisadele ehitati silikaadist väga kaheldavaid lisandeid. Ka Telliskivi M-hoone on sellel näha, kus siis on väga selline lakooniline silikaatkiht talle muidu kaldkatuse peale otse ehitatud. Ja olenemata sellisest paarist katsest teha sellist silikaadi comebacki nii postmodernistlikul nagu Villen Künapu käe all kui ka siis 90-ndatel Tallinna 10 ja selliste arhitektide all, siis silikaat ei ole kuidagi nagu taas tõusnud. Ja võib-olla ka üheks nagu huvitavamaks hiljutisemaks näiteks oli just LLR-i konkursitöö, kus oli Mustjala pansionaadi arhitektuurikonkurss ja silikaadist küla sisse siis otsiti uut hoonet. Ja nemad ainsana pakkusid silikaadist lahendusi ja said žüriis üsna korralikku kriitikat selle eest, et see materjalivalik olevat seal kunstiline ja konteksti ääretult mitte sobiv. Ja põhimõtteliselt nagu see hetk, kus me praegu seisame, ongi selline, et kas me leiame silikaadis mingi uue väärtuse, suudame seda kas kasutada ja taaskasutada või siis see tõesti hakkab nagu täiesti ära hääbuma. Et kui me vaatame 20. sajandit, siis suuresti linnapildis silikaadi maht kasvab. Ja kui me vaatame 21. siis silikaadi maht või vähemalt nähtavus linnas väga kiirelt kahaneb. Et seda nii lammutuse arvelt kui ka igasuguse väga vajaliku renoveerimismaratoni ja energiatõhususe tõstmise arvelt. Ja siis muidugi ka lihtsalt sellest, et silikaadist enam ei ehitata uusi hooneid. Ja olenemata sellest, et Veneetsia biennaalile me ei saanud, me tahtsime ikkagi seda hakata nagu seda silikaadi teemat vähemalt arhiivina ise endale koguma, kuna sageli ka sellise argiarhitektuuri vaatest hooneid väga ei jäädvustata ja neid on väga keeruline leida. Nii et selle eesmärgiga, et päriselt inimesed meil avamisele tuleksid ja ütlesid, et teil jäi see hoone täiesti silme vahele, sellega me selle näituse tegime. Ja suuresti see oligi ajendatud sellisest kuidas öelda, kultuurilisest vaatest, kuidas see maine kujuneb. Et üks antropoloog Bruno Latour on seda inglise keeles väga hästi ilmestanud kui the thinking of the thing protsess. Et põhimõtteliselt, et kuidas olmeesemest saab kultuurilist pagasit kandav asi Heideggeri mõttes, selline kultuuriväärtuslik asi, mitte lihtsalt pelgalt ese.
ja suuresti see ongi sellise korduva seose loomine, et kui sa silikaati näed ainult selles kontekstis, et see on kellegi tagaaias lagunev kuur, see on kuhugile kolhoosihoonele mingi kaheldav pealeehitus, et kui see ainult seostub meil sellise ütleme viletsuse ja nagu räämusolukorraga, et siis me seda nagu materjali väga harva suudame eristada ka sellest arhitektuurist või sellest ilmingust endast. Aga selle nagu loo võib-olla helgem külg on siis see, et peaks olema võimalik ka nagu vastanduv sama protsess, et kui me hakkame seda materjali siis väga teadlikult ja väga kvaliteetses arhitektuuris kasutama, siis päriselt me peaksime suutma seda mainet ka nagu hea arhitektuuri läbi ära pesta. Ja võib-olla kui jättagi teid kahe sellise concluding remarkiga, siis tõesti, nagu Simo ütles, on hooneid kõige mõistlikum kasutada ära nii suure nagu chunkina kui võimalik, et kui on hoonet võimalik renoveerida, rekonstrueerida, siis tasub kindlasti seda teha, mitte seda kuidagi tükkideks teha, et mida väiksema nagu ühiku peale me selle tüki teeme, seda keerulisem on igasuguste materjalide passide majandus, seda rohkem nagu läheb tööjõudu selle puhastamisele ja taaskäitlemisele, et kindlasti tasub näha ja otsida ka seda väärtust hoonetes, mis meile võib-olla tavapäraselt esteetiliselt niimoodi imponeeri. Et sealt ka nagu kindlasti väljakutse arhitektidele. Ja teine märksõna siis ka see just, et see on suuresti kultuuriline küsimus, et me ei pea ehitusjäätmeid väärindama ainult ringmajanduskeskuses, vaid just ka ehitusplatsidel ja nagu disainis, et see väärindamine on väga teadlikult kultuuriline protsess. Et tahakski teid jätta Hannes Praksi sõnadega, mida me intervjuudena kogusime selle näituse jaoks. Et Hannes ütles väga tabavalt, et kõik need materjalipassid ja selline bürokraatiline pool tuleb väga kiiresti teise sammuna järgi, kui me teeme ära selle esimese lükke, mis on lihtsalt selles materjalis nagu kasutus- ja korduvkasutusväärtust näha. Sellised mõtted. Aitäh, Iiris! Äkki on, mul hakkab hääl ära minema, kusjuures selle silikaadiga sellega võib ka olla lapsepõlve trauma. Minu vanaemal oli hunnik nurgas ja ma pidin iga suvi vedama ühest nurgast teise, aianurgast teise, kuni lõpuks see lihtsalt ära kulus. Iiris... Milline mälestus? Eks ole. Äkki on küsimusi Iirisele? Ei ole, kõige selge. Siis jäi ühekordselt 26. aprillini oli, eks ole, ma vaatasin teil see silikaadi näitus. Kas seda kuskil enam tulevikus ei näe? Seda tulevikus näeb Berliinis järgmine aasta. Ja oleme töötamas ka arhitektuuri muuseumile välja ühte sellist lammutuse teemat käsitlevat näituse kontseptsiooni, kus kindlasti ka silikaat figureerib. Väga tore. Simol on küsimus. Mõtlesin, et kui tuleb päris küsimus, siis ma sõna ei võta, aga kuna päris küsimust ei tulnud, siis mul on küsimus, et kui üritame kõik väärindada seda silikaatkivi, see tõesti on tore materjal, suhteliselt lokaalne, endiselt saab seda kasutada, et seda populariseerida, et kas äkki on sloganit vaja? Sloganit? Ma ei ole küll brändingu inimene, aga peab mõtlema selle peale. Mul üks ettepanek on, et kui me tegime paar aastat tagasi selle uuringu, kus me vaatasime, et seal on nii palju häid omadusi ikkagi nii kivina kui seinana kui ka ringlusse võttes, et siis tekkis selline mõte, et äkki sloganiks sobiks vana valge on uus roheline. See on... Aplausi väärile. Ma võib-olla selle koha pealt ainult märkusena ütleksin, või mitte märkusena, aga võib-olla lisandina ütleksin, et see ongi, ma arvan, suuresti ka arhitektide roll praegusel ajal, et teha sellist asja nagu huvitavaks, isikupäraseks, suure A-ga arhitektuuriks, et ka näiteks juba sellised väiksed asjad nagu Karjase sai Balti jaama taga, see, et nad hoidsid alles need silikaatkuurid ja tegid sinna sisse väga sellise slick disainika kohviku, mis päriselt nagu jällegi peseb seda nagu stigmakihti sealt materjalilt maha, et selliste väikeste sammudega me sinna poole liigume, nii et tõesti, valge on uus roheline. Aitäh, Iiris! Aitäh!